Sit ready. Attention. Ja neidude esimene sõit on läinud kohe kenasti korda stardi mõttes. Hetkel siis tütarlaste A-vanuserühm ehk et 17 ja 18 on nende neidude vanus siin ja kokku 2 sõitu on kavas. Oleme siin võlgu eelmise vanuserühma finalistide nimekirja. Kõige tihedam konkurents poiste B-klassis valdamatult oli ja siin hea meel tutvustada, kes need 16 finalisti on. No kõige tugevama ajaga Mažanauskas, Titas Mažanauskas, favoriitlase klubi esindaja Leedust, 3.11,1 läks tema finaali. Seejärel Aleksander Ivlev, 3.13,1, kolmandana Andres Karl Kivistik, 3.14,7 ja nüüd ilma aegadeta kuni lõpuni välja lugedes Vladislav Sižov, Mark Kiradi, Leo Muiste, Romeo Medniš, Ukusim Timmusk, Jaan-Sander Klein, Peeter Škniknis, Dmitri Poljakov, Jaanis Hansons, Richard Spurgailis, Eduard Spenkins, Lauris Lindars Sils ja Raivo Keigals. Nemad siis 16 finalisti ja õhtupoolses programmis tulevad poiste B vanuserühma võistlustulle. Mis on toimumas neidude sõidus siin? No me näeme, et hetkel on liider Kornelia Molevaite, Leedu esindaja ja KMR siis seda punases trikoos neidu on ka hetkel jälgimas. Tema siis numbril 2 sõitmas ja tundub ka, et selle võistluse üks favoriite vähemalt selle mineku ja võimsuse osas. No vaatame, mis toimus eelmisel aastal samas vanuserühmas. Finaalsõit oli põnev. Mullu võitis Leena Kattel ja Leena siis Tartu esindajana sõudis välja 3.23,7. Tema järel Annina Potkonen, Soome külaline 3.25,9 ja 3.29,6 Caroline Mäesaar Toona. Aga siin ollakse nüüd jõudnud viimase distantsi kolmandiku peale ja hetkel on liider leedulanna Mujale Vaitse. Tema siis masinal number 2. Samas kui kaamera on jälgimas seal aparaate number 5 ja 6 vastavalt Nancy Liepina ja Una Kristiana Kasparsone. Nemad siis hetkel teisel kolmandal positsioonil kaotavad hetkel Mulai Vaitsele nii 7 kuni 8 meetriga, nii et sisuliselt ikkagi veel ei ole selles sõidus mitte midagi otsustatud, sest et viimase 200 meetriga on võimalik see 5 kuni 8 meetrit kenasti tagasi sõita ja ongi näha, kuidas siis Kasparsone rajalt number 6 on võtnud nüüd ette lõpurünnaku. See punases trikoos, sinisest võistlussärgis siis osaleja ja tundub, et on täpselt jõudnud nüüd Mulele Vaitega samale tasemele, läheb ka nüüd mööda. Viimased 100 meetrit on jäänud ja siit võimsalt Una Kristiana Kasparsone, lätlanna, on eelsõidu võidu poole minemas. Juba 7 meetrit on vahet Mulele Vaitega. Mulele Vaite algus oli kõige kiirem, aga siin taktikaliselt kõige küpsemalt sõitis kindlasti Kasparsone, keda me hetkel ka näeme ja tema siis eelsõidu võitjana tulemusega 3.36,3. Teisena Mulele Vaitse 3.38,7 ja Liepina 3.40,4. Nii et selle eelsõidu esitrio puhtalt rahvusvaheline Läti ja Leedu külalised. Neljandana Pillerin Maidla parima eestlannana 3.52,3. Aga Hanna-Kristin Kivistik, tema poolt 3.55,1, 5. positsioon ja samamoodi täpselt sama ajaga siis Karoliina Turkova. Ja viimasena on siit lõpetanud Liisa Kiis, tema tulemus 4.11,9. Oli, võib öelda, isegi veidi ühekülgne see sõit, tasemevahed tulid selgelt välja. Sit ready. Attention. Võib kahtlemata öelda, et see on üks väga tugev sõit. Selles sõidus teeb kaasa mullune vanuseklassi alfa võitja Leena Kattel Tartust.
toona finaalis 3.23,7, aga selles sõidus on ka teisi tugevaid tegijaid nagu Carolin Mäesaar Viljandi sõudeklubist, mullune 3. 3.29,6 ja päris huvitav on ka nüüd aegade võrdluses, kui eelmisel aastal võitja Leena Kattel pääses eelsõidust ajaga edasi 3.39,5 ja Mäesaarel oli see 3.33,7, siis me saame siit vaieldavatult sellised ankrud nii-öelda võrdluseks. Ja seda sõitu on hetkel juhtimas tugeva eduga, kas nüüd tugeva eduga, aga selline stabiilne 5 meetrit viljandlanna Carolin Mäesaar, mullune 3, aga kui vaatame tema tegemiste ajalugu, siis ka eelmisel aastal oli ta eelsõidus vaieldamatult üks tugevamaid ja läks toona edasi tulemusega 3.33,7, kui näiteks võitja Leena Kattel oli eelsõidu aja võrdluses pea 6 sekundit temast rahulikum, kui nii võib öelda, aga vaieldamatult on taktikad sportlastel erinevad. Nii mõnigi vajab neist eelsõidus sellist tugevamat avangut, teine jällegi hoiab ennast finaali jaoks ja ega sport ongi niivõrd individuaalne tegevus ja need sellised näited ainult seda illustreerivad ja kinnitavad. Aga siin näeme, et Carolin Mäesaare edu on vaikselt kahanemas. Ja Kristiina Zeljukanova masinal number 12 on hetkel vaid 3 meetri kaugusel. Ja kas Zeljukanova on tulnud nüüd nooremast klassist peale? Ja ta eelmisel aastal oli veel nooremas vanuserühmas, nii et siin nüüd nõks vanematega võtab ta mõõtu, aga igal juhul Mäesaar viljandlanna on suutnud oma marginaalset edu veel hoida. Üks on kindel, mõlemad atleedid, kes siis hetkel radadel number 11, 12 vastavalt Mäesaar ja Zeljukanova on siin finaali pääset endale lunastamas ja väga head tööd teeb ka Greta Jaanson. Ja praegu jälgimegi Greta tegemisi. No pikk ja sihvakas kuju antropomeetriliste näitajate poolest võiks temas näha Eesti naiste sõudmise tulevikku kohe kindlasti ja perekonna geenid ka sees, ema, isa Jaansonid ju mõlemad tuntud tippsportlased ja eelkõige Jüri Jaanson, sõudmise legend, mitte ainult Eestis, vaid ka sõudemaailmas suures plaanis. Aga siin me näeme, kus siis Carolin Mäesaar on ikkagi võtnud nõuks hoida oma tempot ja võrreldes Zeljukanovaga veidiga tõsta ja nüüd on see vahe kärisenud 8 meetri peale ja alla 100 meetri on jäänud seda sõitu sõita. Pole mingit küsimust, et siin Mäesaar seda sõitu täielikult ohjab ja võtab ka selle eelsõidu kindla võidu. Aeg saab ka kohe klaariks ja saame öelda masinal number 11 pingutava Mäesaare aja 3.36,6. Ja kohe ütleb meile informatsioon ajalooannaalidest, et eelmisel aastal oli Mäesaar 3.33,7, nii et on võtnud seda võistlust rahulikumalt, kas siis eelmisel aastal läks eelsõidust punasesse, küpsetas natukene ennast läbi ja võttis teadlikumalt, tagasihoidlikumalt, sest et finaal tahab sõitmist ja see toimub alles tundide pärast, aga taastumiseks on aega ikka ja alati vähe, seda saab küll järeldada ja öelda. Aga sellest sõidust kena esitlus Kristiina Zeljukanovalt 3.39,9, kolmas positsioon Anna Režja-Linje 3.41,3. Attention! Ja meetrid hakkasid järjest nulli poole kerima. Tõepoolest, tütarlaste A-vanuserühma sõit vanuses 17–18 eluaastat on startinud. Sellest tuleb põnev lahing, selles pole kahtlust ja kindlasti tasub vaadata nüüd radasid 9, 8, miks mitte 6, 5 ja 10. Ehk et eelsõitude põhjal parimad tulemused just nende poolt sõidetud. Ja nüüd veidi hakkab üllatama Una Kristiana Kasparšone. Tema oli eelsõidu kõige võimsam, aga võib-olla on endale liiga teinud või ongi see tema taktika ja tavapärane algus, seda veel on vara öelda.
eks lähimad 250-300 meetrit annavad tegelikult ju aimu, mis siis Kasparsonest sellest sõidust saab. Aga kiita saame kindlasti Caroline Mäesaart, sest et väga südikas start. Kindlasti turvaliselt ei tohi tütarlaps ennast tunda siin, sest et Leena Kattel, Tartu karm konkurent Emajõe kallastelt on ju teda vägagi seal jälitamas 2 meetrit vaid vahet. Ja Greta Jaanson, no nii, mida Sõude perekonna noorim põsukene suudab, kas näeme teda poodiumile tõusmas, see oleks küll väga suur üllatus, sest et Jaanson on ju äsja tulnud sellesse vanusegruppi ja võistleb siin ka aasta vanematega ja nagu öeldud, siis selles vanuserühmas ikkagi noorte eas see aasta võib teinekord väga paljut tähendada, aga Jaansoni poolt see väga ilus sõit praegu ja oli siin näha ka vanameistrit Jüri Jaansoni, tema isa kaasa elamas, 2-kordne olümpiahõbe, loomulikult hoiab tütrele pöialt ja praegu tundub, et igati on selleks põhjust. Aga mida teeb nüüd olukord siin rajal? No Leena Kattel on tõusnud vahepeal liidriks, Caroline Mäesaar on jäänud 6 meetri kaugusele ja tundub, et tartlanna Kattel võib olla selle sõidu favoriit, kindlasti on, mitte võib-olla, vaid ongi, aga kas ka selle sõidu võitja? No ei ole Caroline Mäesaar andnud veel seda jämedat otsa käest ära, sest et 8 meetrit 300 meetriga on võimalik tagasi sõita ja selle nimel pingutada, kuid siiski nüüd hakkab see vahe suurenema. Mis aga toimub nüüd Caroline Mäesaare ja Greta Jaansoni vahel? No vaadake, vaid 6 meetrit on see vahe. Kas see vahe nüüd sünkroonselt kasvab seal liidriga ja omavahel ei muutu? No hakkab muutuma, vaadake, on see vahe 5 meetrit, 6 meetrit, no kas jõuab Greta Jaanson Caroline Mäesaarele ohtlikuks saada? See võib juhtuda, viimased 100 meetrit on ees ootamas ja endiselt on juhtimas Leena Kattel, tegemas väga südit sõitu ja kindlasti saame tervitada juba õige pea alfavõistluse võitjat tütarlaste vanuserühmas. Aga Caroline Mäesaar liikumas teise koha poole ja tundub, et Greta Jaansonil ei ole enam võimalust Mäesaare vastu saada. Ja palun, võitja on selgunud Leena Kattel 3.20,6, tema järel aga Caroline Mäesaar, viljandlanna 3.27 ja Greta Jaanson, palju õnne, 3.28,9.